Head kuulajad ja vaatajad. Ühes oma märtsikuises kommentaaris viitasin, et samal ajal kui maailm jälgib USA rapsimisi Iraani punnseisus, on Iisraelil suhteliselt vabad käed Liibanoni, Gaza ja läänekalda terroriseerimiseks. Tegemist ei ole olulise liialdusega tänagi. Jordani jõe läänekaldal korraldavad Iisraeli uusasunikud terroristlikke rünnakuid, jätkates aastakümneid väldanud okupatsiooni laiendamist ehk põliselanike maa ülevõtmist. Kuritegusid pannakse seejuures toime süsteemselt ja karistamatult, avaliku võimu, sealhulgas Iisraeli sõjaväe vaikival heakskiidul ja toetusel. Liibanonis laiendavad aga sinna tunginud Iisraeli relvajõud jõudsalt niinimetatud puhvertsooni, hävitades süstemaatiliselt elukeskkonda, põletades ja õhkides suure hulga külasid, rüüstades mahajäetud kodusid ning tappes tsiviilelanikke. Kodudest on pidanud põgenema üle 1 miljoni inimese, puhkenud on järjekordne humanitaarkatastroof. Katva tausta ja õigustuse kõigele sellele pakub, nagu öeldud, Iisraeli algatatud Iraani sõda. Mäletatavasti tegid Riigikogu Eesti-Iisraeli ning Eesti-USA parlamendirühmade liikmed 21. märtsil ühisavalduse, milles avaldasid Iraani vastasele agressioonisõjale toetust. Päris kõnekas, kas pole? Eriti Ukraina sõja taustal, et toores agressioonisõda kiideti heaks, agressorriikide relvajõududele ja kaitseväelastele avaldati täielikku toetust ning sooviti edu. Paralleelselt kinnitas välisminister Margus Tsahkna meie kõigi nimel, et järjekordne agressioonisõda on ka Eesti sõda ja et Eesti toetab agressoreid kõikides sellega seotud tegevustes. Üle kogu parteilise diapasooni ulatuv üksmeel on vaata et liigutav, tõstatades muidugi küsimuse, kellest või millest ja kuidas täpsemalt see palju kirjutatud ühispartei ikkagi moodustub. Käimasoleva välispoliitilise tsirkuse varjus jätkab aga naeruväärselt valelikult maailma kõige moraalsemaks nimetatud Iisraeli armee rahumeeli Gaza sektori maatasa tegemisel rakendatud käekirja. Kuna sõjategevus Liibanonis ähvardab nurjata kõik katsed saavutada USA ja Iraani vahel rahu, kogunes esmaspäeval asja arutama ka ÜRO Julgeolekunõukogu. Iisraeli vägede agressioon Liibanonis kombineerituna vinduva Iraani sõjaga on juba kaasa toonud Euroopa väärtpaberiturgude languse ja kütuse hinnatõusu maailmaturul. Kui viimasel ajal elasid turud lootuses, et Iraani sõjas saavutatakse peagi rahulepe, siis Iisraeli teadlikult eskaleeriva tegevuse tõttu on majandusekspertide optimism kadumas. Kuna Iraan on rahuleppe üheks eeltingimuseks seadnud sõjategevuse lõpetamise Liibanonis, on Iisraeli motiiv eskaleerida muidugi läbinähtav. Võimalik, et see põhjustab ärevust ka USA administratsioonis, sest sügisel on teatavasti lähenemas kongressi vahevalimised ning Iraani sõja jätkumine vabariiklaste positsioone kindlasti ei paranda. Siinkohal tuleb märkida, et enamik ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeid ehk Prantsusmaa, Venemaa, Hiina ja Ühendkuningriik mõistsid Liibanoni vastu suunatud agressiooni hukka. Samas, kui Washington teeb jätkuvalt tuimalt Tel Avivile katet ning süüdistab toimuvas ainult Hezbollah'd. Juudiriiki õigustatakse vaatamata 17. aprillil USA egiidi all jõustunud relvarahu jämedale rikkumisele. Prantsusmaa suursaadik ÜRO juures, Jérôme Bonnafont, kritiseeris Tel Avivi ja hoiatas, et uus okupatsioon ainult süvendaks konflikti, sest iga küla pommitamine ja hävitamine, just nagu ka iga tsiviilisiku tapmine, tugevdab Hezbollah'd ja nõrgestab Liibanoni täidesaatvat võimu. Prantslaste ja brittide seisukohast ei saa ükski julgeolekukaalutlus õigustada teise riigi suveräänsuse püsivat rikkumist, eriti veel viisil, mis väljub suure kaarega lubatava enesekaitse piiridest. Aga milline on Liibanoni küsimuses muidu nii sõnaka Eesti välisministeeriumi positsioon? Neutraalne soovitus Eesti kodanikele Liibanoni mitte reisida. Ja ongi kõik. Rohkem pole öelda mitte midagi ja mingist hukkamõistust pole lõhnagi. Taaskord ilmneb mitte väärtuspõhine välispoliitika, vaid toored topeltstandardid. Samal ajal ilmuvad isegi Iisraeli meedias artiklid, kus riigi relvajõudude tegevuses pettunud sõdurid avaldavad kirjeldusi, mis on äravahetamiseni sarnased meile serveeritud lugudega Vene sõjaväelaste marodöörlusest Ukraina linnades 2022. aastal. Samamoodi rüüstavad Iisraeli sõdurid Lõuna-Liibanoni elanike kodusid ning saadavad röövitud kraami koju. Sõdurid kirjeldavad, kuidas Gaza sissetungi algusest alates on võetud tühjaks jäänud palestiinlaste kodudest kõike, mis ette juhtub. Elektroonikat, ehteid, sularaha, isegi laste mänguasju, ning kuidas see on muutunud üksustes rutiinseks tegevuseks, ilma et ülemused tõsiselt sekkuks.
seejuures on rüüstamine avalik saladus ja sellesse ei suhtuta Iisraeli ühiskonnas taunivalt. Needsamad, kes Gazas mošeesid ja kirikuid õhku lasid ning Jeruusalemmas kristlike vaimulike peale karistuseta sülitavad, tunnevad rõõmu ka Liibanoni kristlaste kodudes Jeesuse kujude hävitamisest. Seejuures ei ole tegemist kaugeltki uue nähtusega. Vastupidi, ilmaliku Iisraeli armee on sel kombel käitunud juba aastakümneid. Hävitades pühapaiku, tuuakse hiljem selgituseks, et paika kasutasid kas Palestiina äärmuslased või oli tegemist juhusliku, äramärkimist mittevääriva eksitusega. Liibanoni peaminister Nawaf Salam süüdistas Iisraeli põletatud maapoliitika ja kollektiivse karistamise elluviimises. Arusaadavalt, sest alates märtsist on sõjas hukkunud 25 Iisraeli sõdurit ja üle 3300 Liibanoni elaniku. Liibanoni tervishoiuministeeriumi sõnul on umbes 20% tapetud liibanonlastest naised, lapsed ja kiirabi või päästetöötajad. UNICEF-i teatel tapavad või haavavad Iisraeli relvajõud iga 24 tunni jooksul keskmiselt 11 Liibanoni last. Siinkohal tasub meenutada, et ametlike andmete kohaselt on Ukrainas alates 2022. aasta 24. veebruarist hukkunud Venemaa sõjategevuse tõttu vähem kui 700 last. Samas kui Gaza sektoris on alates 2023. aasta 7. oktoobrist saanud Iisraeli sõjategevuse tõttu surma rohkem kui 21 000 last. Pidades silmas ka populatsiooni mastaabi suurt erinevust, on käärid lihtsalt metsikud. Sellest, millise erakordse ebainimlikkusega Iisraeli armee opereerib, andis hiljutises intervjuus Tucker Carlsonile šokeeriv ülevaate dr. Nick Maynard. Oxfordi ülikooli arstiteaduskonna professor, kes on käinud korduvalt Gaza sektoris kirurgina arstiabi osutamas ja meedikuid koolitamas. Siin on väike väljavõtte kõnealusest intervjuust, millest nähtub taas, et võikad sõjakuriteod, sealhulgas süstemaatiline piinamine ja laste tapmine, on Iisraeli armee süstemaatiline praktika, mille abil viiakse vaieldamatult ellu genotsiidi ja etnilist puhastust. Kõnealuse intervjuu juures on eriti tähelepanuväärne, et niisuguse kaliibriga meest ei saa kergekäeliselt tembeldada Hamasi propaganda edastajaks. Dr. Maynard räägib väga lugupeetud inimesena sellest, millele tema ise ning tema meedikutest kolleegid ja sõbrad on olnud vahetuks tunnistajaks. And it was a similar story from all the victims' families, from those that survived, from the victims themselves, from Gazan healthcare workers who went to these food sites in order to get food for their families. They all described the same things, how these young teenage boys were being shot by Israeli soldiers. They had noticed in the ER how there were different body parts being targeted on different days at the Gaza Humanitarian Foundation food distribution point. So one day, he said, and other emergency room doctors and nurses I knew corroborated this, that 19 young teenage boys had all come in one day, all of whom had been shot in the head and neck. Nowhere else, just the head and neck. Another day, they came in predominantly with chest injuries. Another day, they came in predominantly with abdominal gunshot wounds. And we noticed this. I started speaking to my fellow surgeons in the operating theatres, and we all noticed this pattern as well. On one day, the Saturday before I left Nassau Hospital to come home to England, 4 young teenage boys were brought in, all of whom had been shot in the testicles. Oh, just come the on testicles. Nowhere else. And the pattern of injuries that we all witnessed was so striking that it was clearly beyond coincidental. And it seemed to us like there was a game of target practice. I also saw victims, young women who had been shot whilst in their tents in Al-Mawasi, quadcopters hovering over the tents, spraying bullets indiscriminately onto the tents. So I had one woman who was 3 months pregnant, who came in with a gunshot wound in her abdomen. I operated on. We saved her life. The baby survived as well, but the bullet had missed her pregnant uterus by about 2 or 3 centimeters. We saw many examples of that. I saw them on my first trip in December 2023. We saw in Al-Aqsa, we had victims coming in from quadcopter What shooting. did you think of all of this? I was, I was really skeptical when I was told on that first trip that these were I didn't see any quadcopter. You hear the drones the whole time. I could not believe
what I was hearing. I didn't believe a lot of it early on, to be honest with you, Tucker. I was naive. I assumed this was just, I wonder it was propaganda, but I saw so much on all these trips. I saw so much clear evidence of children and women being targeted that I believe all of it. Masendav kuulamine, kahtlemata. Aga oluline on mõista, et niisugune ongi reaalsus. Ja veelgi olulisem on seda reaalsust mitte ainult mõista, vaid ka tunnistada. Selle asemel, et oma silmad ja kõrvad sulgeda, et püsida nii-öelda õilsas ignorantsuses. Ühes märtsikuus saates osutasin, et Human Rights Watchi andmetel kasutab Iisraeli armee Liibanoni elamupiirkondade tühjendamiseks valget fosforit. See relv, mida USA armee kasutas ka Iraagis, kahjustab valimatult. See tähendab kombatante ja tsiviilisikuid eristamata. Tekitab inimestele luuni ulatuvaid põletushaavu ja on rahvusvahelise sõjaõiguse kohaselt keelatud. Ka selle puhul ei ole tegemist uue nähtusega. Amnesty International süüdistas Iisraeli armeed valge fosfori kasutamises tsiviilelanikkonna vastu juba 2009. aastal ja varem on Iisrael tunnistanud valge fosfori pommide kasutamist seos Liibanoniga 2006. aastal. Lääneriikide, sealhulgas muidugi ka Eesti poolt, ei ole see rikkumine vähegi kohast reaktsiooni pälvinud. Kahjuks on Liibanonis ja Iraanis toimuva taustal Gaza sektoris toime pannud õudused, sealhulgas rohked sõjakuriteod, justkui tagaplaanile või isegi unustusse nihkunud. Ometi kirjutab Iisraeli käekiri verega üle kõik inimõigusi puudutavad seaduse tekstid. Näiteks ÜRO eriraportööri Francesca Albanese veebruaris ilmunud aruanne inimõiguste olukorra kohta okupeeritud Palestiina aladel kannab valusat pealkirja piinamine ja genotsiid. See aruanne kajastab alates 7. oktoobrist 2023 Iisraeli poolt rakendatud süstemaatilist palestiinlaste piinamist ning annab ülevaate nii vahi alla võetud kui ka muul moel vabaduseta jäetud inimeste kohtlemise tavadest, mis ületavad eriraportööri hinnangul genotsiidi konventsioonist sisalduva genotsiidi künnise. Aruanne dokumenteerib, kuidas piinamisest on kujundatud lahutamatu osa meeste, naiste ja isegi laste allutamise karistamise süsteemist, mis avaldub nii kinnipidamiskohtades toime pandud väärkohtlemises kui ka pidevas sunniviisilises ümberasustamises. Samuti massilistes tapmistes ning elatusvahendite sihipärases hävitamises ja äravõtmises. Eesmärgiga põhjustada kogu kogukonnale pikaajalisi kannatusi ja valu. I've documented how the use of psychological and physical torture by Israel against Palestinians is not exceptional. It is not merely punitive. It is strategic, it is deliberate, and it is integral to Israel's genocide of the Palestinians. Ehk siis kehtestatud on süstemaatiline, pidev ja territoriaalselt laialt levinud psühholoogilise terrori režiim, mis juhindub eesmärgist murda inimeste keha ja vaimu, võtta inimestelt väärikus ja sundida neid oma maalt lahkuma. Ilmselgelt ei ole tegu juhusliku vägivallaga. See on süsteemne ja pidev kolonialismi arhitektuur, mis on rajatud dehumaniseerimise eesmärgile ning mida hoiab üleval julmuse ja kollektiivse piinamise poliitika. But the problem is, reality bites when you come here and look at that. That is what's left of the outskirts of a place called Shujaiya near Gaza City. It is a landscape of complete and utter devastation. It's very hard to see a single building that hasn't either been destroyed or blown up. And there are no civilians, no signs of life here. Et Gazas toime pandud hävitustöö on tõesti enneolematu, seda on teiste hulgas tunnistanud isegi Iisraeli endine peaminister Ehud Olmert. Tema sõnul peab Iisrael Gazas totaalset hävitussõda. Ta nendib, et see on valimatu, ohjeldamatu, brutaalne ja kriminaalne tsiviilisikute hävitamine ning et Iisrael paneb toime sõjakuritegusid. Ja milline on Iisraeli reaktsioon eriraportööri koondatud valusale informatsioonile? Tel Aviv teatas, et katkestab ÜRO peasekretäri Antonio Guterresega igasuguse suhtluse. Iisraeli suursaadik ÜRO juures Danny Dannon viskas seejuures ülbelt, et Iisraelil on sellest peasekretärist kõrini. Tuleb märkida, et Iisraeli võimud on Guterresele ja teistele ÜRO ametnikele ka varem Iisraeli laastavate rünnakute kritiseerimist teravalt ette heitnud.
Näiteks 2024. aastal kuulutati Guterres Iisraelis ka persona non grataks. Samas rõvedas vaimus on Trumpi administratsioon pannud ÜRO eriraportöör Albanese sanktsioonide alla. Ometi on ka genotsiidi uurijast Iisraeli teadur Omer Bartov jõudnud kokkuvõtvale järeldusele, et Iisrael on tõepoolest pannud Gazas toime genotsiidi kuriteo. Bartov nendib, et holokausti teavad kõik, nakbat aga vähesed. Nakba ehk araabia keeles katastroof või hukatus on termin, millega palestiinlased tähistavad massilist kodudest pagendamist ja oma kodumaalt küüditamist aastatel 1947 kuni 1949 väldanud Palestiina sõja ajal. Juudi enamuse tagamiseks kihutati enamus Palestiina elanikkonnast minema. Enne seda olid palestiinlased moodustanud uue riigi alal 2/3 elanikkonnast. Praegu ei oma läänekalda ja Gaza sektori miljonid palestiinlased praktiliselt mingeid õigusi, sest nende väidetavate õiguste rikkumise korral õiguskaitse võimalused sisuliselt puuduvad. Iisraeli iseseisvusdeklaratsioonis on viited võrdsusele ja õiglusele kõigi kodanike jaoks sõltumata nende rahvusest, usutunnistusest ja soost, ent tegelikkus on hoopis midagi muud. Ei ole liialdus öelda, et tegu on reaalselt apartheidi režiimiga. Märkimist väärib seegi, et kuigi Iisraeli iseseisvusdeklaratsioonis nähti ette ka põhiseaduse vastuvõtmine, ei ole seda siiani toimunud. Seejuures ei ole kasutatud iseseisvusdeklaratsioonis terminit demokraatia, kuna see tähendanuks kohustust tagada ka vähemuste õigusi. Lisaks ei sisaldu iseseisvusdeklaratsioonis viidet Iisraeli piiridele, mistõttu riik on tänini ja teadlikult ilma põhiseaduslike piirideta. Ilmselgelt osana plaanist territooriumi muudkui laiendada. Võimalik, et Niilusest Eufratini, nagu on pidanud toetusväärseks ka USA kirglikus sionistist suursaadik Mike Huckabee. Because you have said it 3 times that God gave this land to this people. And so it is entirely fair for me with respect to ask, what land are you talking about? Because I just read Genesis 15, as I have many times. And that land, I think it says, from the Nile to the Euphrates, which is, once again, basically the entire Middle East. So God gave that land to his people, the Jews, or he didn't. You're saying he did. What does that mean? Does Israel have the right to that land? Because you're appealing to Genesis. You're saying that's the original deed. It would be fine if they took it all. Juba 2015. aastal nimetas praegune Netanyahu valitsuse rahandusminister Bezalel Smotrich Hamasi luurekeeli assetiks. See tähendab kasulikuks varaks. 2023. aasta 7. oktoobril toimunu suhtes on aga endiselt õhus väga tõsised küsimused ja kahtlused. Muu hulgas seonduvalt sellega, kas Iisraeli üliarenenud luure tõesti ei teadnud sellest primitiivsest rünnakust mitte kui midagi. Nagu ka sellega, miks võttis rünnakule reageerimine sel päeval arusaamatult kaua aega. Tahes tahtmata on süvenenud mulje, et rünnakul lubati toimuda, et kasutada seda hiljem kõikvõimsa õigustusena enesekaitse sildi all märksa avaramate poliitiliste ja sõjaliste ambitsioonide elluviimiseks. Sealhulgas Gaza sektori maatasa pommitamiseks, selle etniliseks puhastamiseks ja täielikuks ülevõtmiseks. Järgnenud sõda Gazas ei olnud kindlasti pelgalt katse hävitada Hamas ja vabastada pantvangid. Pigem oligi soov viia ellu lõplik lahendus Palestiina küsimusele Gazas ja muuta kogu ala elamiskõlbmatuks. Eesmärgiga saavutada territooriumi etniline puhastamine ja selle ülevõtmine. Nende plaanide elluviimisega on teatavasti tihedalt seondunud ka president Trumpi juudist väimest Jared Kushner, kes veab plaani kasutada Gaza sektorit glamuurseks 10 miljarditesse ulatuva mahuga kinnisvaraprojektiks. Eelnevalt osundatud Iisraeli genotsiidi uurijast teadur Bartov näeb murega, et läänes kardetakse paaniliselt, lausa baaspõhimõtteid hülgavalt ja äärmuslike enesealandusteni viivalt süüdistusi antisemitismis. Kuid Bartov toonitab, et Iisraeli riigi kuritegeliku käitumise arvustamine ei ole antisemitism. See on asjade nimetamine õigete nimedega. Fakt on see, et sionistliku kuritegevust ei kiida heaks ka paljud juudid, kelle süüdistamine antisemitismis oleks ju lihtsalt totter. Ühe näitena võib osutada kõrgelt hinnatud juudisoost psühhiaatrile Gabor Matele. What is your overall assessment of where this war is now heading? For that, you need some historical context. Now, look, I used to be a Zionist. As you mentioned, I'm a Holocaust survivor. Zionism was very important for me as a salvation of the Jewish people.
until I found out that the state was founded based on the extirpation, the expulsion, and multiple massacres of the local population. And that's not historically controversial. So I'm taking a longer view of this. And I'm saying that the present situation cannot be understood without looking at the historical context, and nor can we move forward if the present occupation and the suppression of the Palestinians continue. So Sharon, your previous guest, talked about the fragile coexistence. There was no coexistence. There was oppression, periodic massacres, land occupation in the West Bank, the continuous expulsion of the population from their homes. I've visited the occupied territories 3 times now. The first time, back during the first Intifada, Piers, I cried every day for 2 weeks at what I saw. So this cannot go on. Nii ei näe minagi põhjust häbenemiseks, öeldes avalikult välja, et kogu oma eksistentsi vältel on terroris sündinud Iisraeli riik otsinud põhjust sõjalisteks konfliktideks, neid korduvalt ise esile kutsunud ja laiendanud ning toetanud selle kõige käigus genotsiidipoliitikale. Juba 2014. aastal nimetasime president Barack Obama üleskutsel Venemaa agressoriks ja 2022. aastal võttis Riigikogu mäekõrguse häälteenamusega vastu avalduse, millega kuulutati Venemaa režiim lausa terroristlikuks. Avalduse tekstis rõhutati, et õiguse rikkumine ei saa mitte iialgi tekitada õigust ja väideti kategooriliselt, et kõige suuremaks ohuks rahule nii Euroopas kui ka kogu maailmas on just Venemaa. Eeltöö algas muidugi oluliselt varem. Juba 2009. aastal valgustas semiootik Mihhail Lotman, et nüüdisaegse terrorismi sünnimaa ja seda nii individuaalterrori kui ka riikliku terrori osas on, mis te arvate, kes? No eks ikka Venemaa. Haritud ja ajaloolist faktoloogiat austava inimesena oleks Lotman võinud vähemalt ära märkida ka juudi bolševismi juhtrolli mainitud terrorirežiimi loomisel ja jõustamisel. Samuti juudi terroristlike organisatsioonide, eeskätt Irguni ja Lehi metsikused Pühal maal aastatel 1939 kuni 1947. Lotman oleks võinud näha teatud kindlat mustrit ja sellele ausameelselt ka viidata. Teatavasti istusid mõlema osutatud terroristliku organisatsiooni sõjakurjategijatest juhid, vastavalt Menachem Begin ja Itzhak Shamir, hiljem ülemaailmselt austatuna Iisraeli peaministri toolil. Ehk siis nende vaieldamatult terroristlik taust ei olnud riigi peaministriks ülendamisel mingiks takistuseks. Vastupidi. Kõik eeltoodud silmas pidades on meie ja meie naaberriikide poliitikute lömitamised masendav vaatepilt. Leedu kaitseministri aastatagust üleskutset rakendada Iisraeli kogemusi Leedus ei pidanud lõunanaabrite politoloogid ja ajakirjanikud mitte ainult šokeerivaks, vaid ka sügavalt ebamoraalseks. Nimelt kinnitas kaitseminister Dovile Šakaljene visiidil Tel Avivi, et Leedu soovib omandada kogemusi, mis Iisrael on keerulise sõjakäigus saanud ja neid õppetunde oma riigis rakendada. Niisiis avaldas minister, et leedukad peaksid mitte lihtsalt rahvusvahelist humanitaarõigust rikkuma, vaid olema sellisteks tegevusteks valmis eeskätt oma enese riigis, oma enese elanikkonna suhtes. Ja provotseerima, eskaleerima ja sobivat ajaakent kasutades sõda laiendama. Sest see on ju Iisraeli keerulise sõja ülevõtmist väärt kogemus. Šakaljene, Kaja Kallas, Mette Frederiksen, Anna-Lena Baerbock, Ursula von der Leyen ja teised. Mis neid liberaalseid naispoliitikuid ühendab? Uskumatu, kõike piire ületav sõja ja verejänu. Mitte ainult põhimõttekindluse, vaid baasinimlikkuse puudumine. Vastavaid paralleele leiab hulgi Eestistki, kahjuks aina jõulisemalt ka poliitilise spektri konservatiivsest sektorist. Kui konservatiivide juhtfiguurid leiavad, et 100 000 tapetud ja sandistatud palestiinlased ei ole kannatajad ning tasalülitavad rahvusvahelise õiguse argumendiga sõda ongi julm, on see süngelt mõtlema panev. Kui konservatiivide liidrid parafraseerivad Ben Gurioni ja kuulutavad, et Iisraeli alad kuuluvad juutidele juba piiblis fikseeritud paikade ja sündmuste kaudu, ei mahu selline käsitlus tänapäeva. Seda enam, et niinimetatud kristliku sionismi taustaks ei ole reaalselt kristlik õpetus, vaid selle naeruväärne moonutus, mis samastab ilmaliku Iisraeli riigi piibelliku Iisraeliga.
Samamoodi mõtlema panev ja paralleelle loov on olukord, kus järjekordne kõrge Eesti riigitegelane Ukrainalt Jaroslav Targa ordenit vastu võttes lapselikult rõõmustab. Ümmarguselt 1000 aastat tagasi alistas Kiievi Vene suurvürst Jaroslav Tark Eesti aladel uganlased ja asutas siia Jurjevi linna, praeguse Tartu. Kas sellest loogikast tulenevalt on ukrainlastel ja venelastel õigustatud territoriaalsed pretensioonid ka Tartule? Võiks öelda, et eks ole see põline Vene vootšina juba Nestori kroonikas fikseeritud paikade ja sündmuste kaudu. Koos kõige sellest tulenevaga, see tähendab Iisraeli eeskujul ka koos õigusega vastupanu osutavaid tartlasi ja lõunaeestlasi tappa, vangistada, piinata ja küüditada. Ja ehk tõrksamaid ka valge fosforiga üle pihustada. Äkki on ka meie kidakeelsus või pigem tummsuisus lõuna- ja ida-Eestit tabanud troonide teemal kantud asjaolust, et käsitlemegi oma asuala venelaste ja ukrainlaste põlise ja maksualuse territooriumina. Ei tohiks olla raske näha, kui naeruväärsete küsimusteni viib selline mõtlemine, millega Iisraeli okupatsiooni ja selle laiendamist kirglikult, järjepidevalt ja nürimeelselt õigustatakse. Meil saab tulevik olema vaid juhul, kui suudame loobuda kahepalgelisest lömitamisest ja leida üles oma hääle. Kui oleme võimelised kasvatama endale moraalse selgroo ja kasvama selle najal inimesteks. Kui julgeme nimetada asju nende õigete nimedega ja öelda ka seda, et sõjakuritegu on sõjakuritegu, toimepanija etnilisest kuuluvusest hoolimata. Vastasel juhul jäämegi sosistama tuntud ja palju kasutatud tsitaati, mis ütleb, et kui sa tahad teada, kes sinu üle valitseb, siis lihtsalt vaata, keda sa ei tohi kritiseerida. Tänase kommentaari lõpetuseks tahan lisada ühe külgneva kohaliku poliitilise mõõtmega tähelepaneku. Nimelt vaadates Mart ja Monika Helme hiljutise Iisraeli visiidi kajastust sai taas kinnitust, et EKRE juhtperekond on end positsioneerinud sionistliku projekti reservatsioonideta toetajatena. See ei ole minu hinnang, vaid asjaosalised ise kinnitavad seda otsesõnu. Nii et see on see nagu raamistik, kus me oleme ja loomulikult on siin taustaks selline poliitiline õhustik ka, et kõik mõistame, et inimesed, kes tulevad Jeruusalemma palvehommikule, hoiavad pöialt Iisraelile. Meil siin ei ole selles osas mingid reservatsioone. Vaieldamatult on igal poliitikul ja ka parteil vabadus kujundada oma seisukohad sellisena, nagu ise heaks arvatakse või siis kasulikuks peetakse. Aga just samuti on kõigil kodanikel vabadus otsustada, kas poliitikute ja parteide poolt omaks võetud hoiakud on neile moraalselt vastuvõetavad või mitte. Eelnevat silmas pidades peavad Helmed EKRE faktiliste juhtidena arvestama ja muidugi olen ma seda neile öelnud ka otse, et positsioneerides ennast ja seeläbi ka EKRE selgelt sionistliku projekti tingimusteta toetajatena, kaotavad nad märkimisväärse osa konservatiivse hoiakuga Eesti inimeste toetuse. Sel lihtsal põhjusel, et tingimusteta poolehoid toorele vägivallale, okupatsioonile, agressioonisõjale, massilistele sõjakuritegudele, küüditamisele ja genotsiidile ei ole inimlikult vastuvõetav. Kahtlemata ei ole see vastuvõetav minule ja mis seal salata, see oli ka meie teede lahknemise üheks oluliseks põhjuseks. Aga tuginedes suurele hulgale minuni jõudnud sõnumitele, võin öelda, et kõnealuse positsioonid ei ole vastuvõetavad ka paljudele teistele EKRE varasematele toetajatele. Muu hulgas viitab sellele järeldusele tõsiasi, et hiljutise küsitluse kohaselt on EKRE toetajate seas neid, kes Iraani vastaste agressioonisõda heaks ei kiida, koguni 2 korda rohkem kui neid, kes selle sõja heaks kiidavad. Seejuures ei ole juhuslik, et just Helmed olid EKRE fraktsioonist ainsad, kes allkirjastasid koos Eerik-Niiles Krossi, Peeter Tali ja Raimond Kaljulaidiga toetusavalduse Iisraeli sõjategevusele Iraanis. Juhuslik pole ka see, et Anti ja Evelin Poolamets, kes märgiti algselt alusetult selle toetusavalduse allkirjastajateks, väljendasid protesti ja nõudsid oma allkirjade eemaldamist, sest nemad reaalselt ei toeta selle avalduse sisuks olevaid sionistlikke positsioone. Samuti pole juhuslik, et sionistliku lobiorganisatsiooni Jeruusalemma palvushommikuse kohtumisel Iisraelis käisid EKRE fraktsioonist vaid Helmed. Sellest nähtub, et nende poolt täielikult omaks võetud sionistlikele positsioonidele ei ole tegelikult toetust isegi mitte Riigikogu EKRE fraktsioonis, rääkimata EKRE toetajaskonnast laiemalt. Tõsi küll, sionistlikke positsioone toetab Eestis kirglikult nii-öelda vabakogudusliku taustaga niinimetatud kristlike sionistide ring, eesotsas Helmetele eriti lähedal seisva Liidia Hõbesaluga. Seltskond, mis näeb kõiges Iisraeli riigi ja sõjaväe poolt tehtavas jumala tahte elluviimist. Sellepärast ongi vaja toetada Iisraeli, palvetada Iisraeli pärast, mitte sellepärast, et Iisrael ainult siis, kui ta täiuslik on või kõik hästi teeb.
sest paljud rahvad ja riigid on pahad, aga lepingu tehtud on Iisraeliga ja sellepärast meil tuleb toetada Iisraeli. Selle grupi toetuse on Helmed kindlasti pälvinud. Samuti on sedasi pälvitud rahvusvahelise sionistliku lobi poolehoid ja kindlasti on nii asetatud end ka Trumpi administratsioonile meelepärastele positsioonidele. Aga paljude Eesti inimeste toetus ettenähtavalt kaotatakse, sest rahvale, mis on ise kannatanud okupatsiooni, küüditamise ja muude inimsusevastaste kuritegude all, ei ole kellegi teise suhtes toimepandavate samasuguste ja veelgi võikamate inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude toetamine lihtsalt inimlikult vastuvõetav. Sõltumata sellest, millised on EKRE positsioonid muudes küsimustes. Sellega tuleb lihtsalt arvestada. Aga ju ongi arvestatud, tuginedes pragmaatilisele kalkulatsioonile, et tulevasi poliitilisi eduväljavaateid silmas pidades on kasulikum juhinduda sellest, millised positsioonid on meelepärased sionistlikule lobile ja selle kontrolli all olevale Trumpi administratsioonile, mitte sellest, millised hoiakud on meelepärased konservatiivsetele Eesti kodanikele, sealhulgas EKRE valijatele. Minu hinnangul tehakse sedasi fundamentaalne valearvestus. Aga see on juba eraldi käsitlust vääriv küsimus. Tänaseks tänan teid vaatamast, kuulamast ja kaasa mõtlemast. Kui soovite minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Kuulmiseni!